Kadri ema oma väikese Kadri titega. Aga Kadri laulud ja tantsud tulevad kõik meil hiljem. Kuna on eesti keele tund, siis me alustame eesti keele lauluga. Ma panen oma tite siia. 3, 4, jah. Võib liikuda. Ilusad olid. Tihtipeale oli ka ilm sel ajal juba väga ilus valge lumine. Miks Kadrid käisid mööda küla ringi? Sass. Nad soovisid lambaõnne. Mis õnne nad veel soovisid? Lõngaõnne. Lammas ja lõng on väga tihedalt seotud. Kuid palun? Jah, võib ka nii öelda. Pereõnne. Natuke pereõnne ka, aga Karjaõnne, just nimelt. Kadripäev oli seotud siis karjaga. Nii lammaste, lehmade kui nootsudega. Taina, tahate midagi öelda? Lapseõnne. Lapseõnne on alati hea soovida. Kadri ema oli see, kes tihtipeale võttis kaasa kaltsudest tehtud Kadri lapse. Ja kui ta sinna talusse läks, siis ta küsis hambaraha ja pererammas andiski. Aga Kadri isa, kas te teate, mille tema kaasa võttis? Keegi tea. Õlgedest meisterdas hane endale. Ja selle hanega siis natukene hirmutas neid lapsi, aga pereema tuli kohe appi ja tegi väikesed kingitused sellele pereisale, mõned annid ja siis see õnn sinna majja saabuski. Aga Kadripäeval ei tohi teha ei õnned ega ketrata, sest muidu võivad lambad pimedaks jääda. Väga õige, teatud tööd olid keelatud ja keelatud olid tõepoolest need, mida rääkis Liisa. Ja oli keelatud ka see suppi keeta. Selle kohta minul nüüd andmed puuduvad. Minul
vanasti oli karjahaiglas Katariina. Nii palju lühidalt räägime siis Kadripäevast, aga me mängime hiljem järgmistes vahetundides ja tuletan need laulud ja tantsud meelde ja ka veel kombed. 98 hata jutuosa kinni töövihikuga näiteks, ära seda üldse vaata. Vaata ainult ühte poolt. Siin, kus on pildid. Sinu ülesanne on hästi tähelepanelikult igat pilti vaadata ja arvata ära, kes kelleks tahab saada. Ja võib-olla isegi väikesed põhjendused. Kasutada. Riiete pärast. Nii, Raia, mis sina arvad? Adam tahab saada aednikuks. Nii, reba see pildi alla kohe Adam ja sulle tundub, et ta tahab aednikuks saada. Kirjelda natuke, miks sa nii arvad? Sellepärast, et võib-olla ta on ikkagi ostnud endale hästi palju selliseid väikseid taimi ja siis ta tahab neid maha istutada. Paul, mida sina näed? Et Elevanteedi teeb seal majaprojekti. Majaprojekti. Kelleks ta siis tahab saada? Maja ehitajaks. Ehitajaks tahab saada. Mida Kutt arvab? Et see põrsas pank tahab jõuluvõreks saada. Kus see pank meil üldse on? All on pank, ma ei tundnud panku äragi. Nii, ja mille järgi sa seda otsustad, Kutt? Et seal on põhjapõrad ja pigikott. Ja kas on veel mingisuguseid märke? Tal on habe ees. Just. Ta on ise kostumeerunud ka ennast jõuluvanaks. Jürgen, palun? Leo tahab saada arstiks. Aga Leol on minu meelest kommikott käes, mis arst ja siis neid komme jagab. Liiti. See Anna saab presidendiks. Anna presidendiks? Nii, miks sa arvad, et Anna presidendiks tahab saada? Sest et on medal ja siis mingi kiri on käes. Midagi väga tähtsat on käes, jah? Võib-olla tõesti, kes ei ole oma arvamust saanud veel öelda? Maria. Et võib-olla oleks loll Leo jagab neid magusaid rohtusid, võib-olla tõesti. Artur? Äkki tal oleks kellegi? Aga Rebane Riina oli tüdruk, et siis ta kelner ei ole. Kes ta on siis? Kirke? Ei, ma tahtsin muidugi teist. Üks hetk Liisa lõpetab selle mõtte. Äkki on ta siis ettekandja? Ettekandja siis jah, et poisid on kelnerid. Ja Kirke mõte? Ämbri käbi on õmbleja. Ämbri käbi on õmbleja, jah. Kristjan? Lilo on värvija. Ja mida tema võiks värvida? On ta kunstnik? Kunstnik on. Mari, mis sina arvad? Ta värvib näiteks piidu või roge või... Mina arvan, et ta värvib seinu. Kes ta siis on, kui ta seinu värvib? Marko? See seinavärvib. Kuidas seinavärvijad nimetatakse? Kes on seinavärvijad? Maaler, just nimelt. Aga mis tegelikult on? Kas teil läksid kõik need pakkumised täppi? Seda me saame nüüd teada, kui te kõrvaleheküljed loete. Igaüks loeb rahulikult. Nii, palun, jah.
tasku Läti. Minust saab